mitu mõtet on the spot, viimasti moodne olla. Ainuke, mis maksab siin maailmas hingele ja üldse universaalses plaanis, on hea tunne ja emotsioon, tingimusteta armastuse, omakuse püüdlikku ruum. Et kui sa niimoodi loogikat kasutad, siis sa vaatad, et okei, mina olen väike punktikene, mul on seal oma värk, oma kruu peas ja hinges ja südames ja kehas ja siis hakkad seda punkti viima nagu suuremaks, siis saad aru, et neid punkte on hästi palju siin maal, siis sa oled üks väike täpike ja siis vaatad selle maakera viid edasi, siis me oleme rääkinud sellest, siis see maakera muutub järsku väikseks täpiks ja lõpuks ei ole seda täppi isegi näha. Ja siis kui sa vaatad vedade süsteemis astroloogiat, siis isegi meie see materiaalne 1/4 siis osa, materiaalse maailma osa, kus on universumid. Kui sa vaatad meie universumit, lähed edasi, siis meie universum jääb ka nagu täpiks. Universum on nii palju, päiksesüsteeme, ütleme niimoodi. Et ükskõik, mida sa saavutad, on tore ja tähtis ja ka Jumala osa, eks, et sul on seal keha, hoolitsed keha eest, sul on mingid anded ja sul on vaja sõprust, tantsu, laulu, muusikat, kuidagi ennast siin maailmas õigustada, tahad pai saada, et sind nagu tunnustatakse, oled osake sotsiumist ja kõik see on nagu okei. Aga kui selle taga ei ole omaga sa püüdmatud kõigi ja kõike teenimist, siis see on nagu hästi naeruväärne. Isegi kui sa oled materialist, kui sa hakkad vaatama nagu seda ajafaktorit ja kui väike punkt sa oled, seda faktorit, siis saad aru, et see on kõik lihtsalt täiesti nagu kuskil keegi oli, mõtles, elas üle, tahtis või isegi ta oli hästi kuulus 1000 aastat, teda kuskil 10 000 aastat teda mäletati. 10 000 aastat siin isegi meie päiksüsteemi aja kalkulatsioonis on nagu selline, lihtsalt, ma ei oska öelda, aga isegi sa ei saa öelda niimoodi. See on juba liialdus. Meie see üks elu ka, see on ka liialdus. Üks väike kuidagi sähvatus, eks ju. Ja teine huvitav asi on see, et kuna kõik on elus ja kõik pulbitseb, siis on ainult tee üles või alla. Degradeerud või progresseerud. Et näiteks puhkad ka mõtled, et võtad aja maha, aga puhkused sa võid degradeeruda või progresseeruda. Degradeeruda tähendab seda, et sa suurendad oma kehalist kontseptsiooni, sööd kräppi, jood kräppi seal, ma ei tea, elad ennast välja, pärast puhkust oled veel rohkem väsid. Nii keha on lõhutud ja kõik, kuna sa üritasid lõdestada, sa ei oska kultuurselt lõdestada, aga saab ka kultuurselt puhata, aja maha võtta, nii et sa progresseerud, võib-olla sa loed pühakirju rohkem, teed midagi huvitavat asja, mis on maailma ja teiste hüvanguks nagu ja paremaks muutmisega seotud, eks. Need on, ma ei tea, mis iganes tegevust, see ei pruugi olla nüüd hullult religioosne tegevus, see võib olla lihtsalt, ma ei tea, kuidagi loodust seal aitad, ma ei tea, koristad, puhastad loodust, näiteks seal vaatad mingid paberid on maas või koristad loodust või toidad, ma ei tea, tuvisi või mingi vooruslik tegevus ka võib olla, et okei, mõni vaatab, muidu on liiga äärmuslik, et ühesõnaga 2 teed on, kui sa vaatad enda olekut ka, et mõni ütleb, et okei, et sa magad, et see ei ole ju progresseerud, degradeerud, mis ma saan teha, kui magad? Ei, magades ka isegi sa progresseerud või degradeerud, sest kui sa enne magamist teed degradeeruvaid asju, vaatad netist mingeid kehalisi, mitte nagu negatiivses mõttes, aga sellised kehalised mina, mulle, minu asju, famous, kõik see kunstlik värk, eks ju, et siis sa lähed unes ja sul on kõik see alateaduses ja unes ka sa degradeerud, oled hästi sellist, ma tean ise omast käest ja sina ka tead, et enne und või enne päeva lõppu, eks ju, see, mis sa teed, see nagu mõjutab alateadlikult su peenkeha, eks ju, mis seal hakkab selle ketramise plaatu käib edasi, hing on aktiivne ja mõistus on aktiivne, eks ju. Ja vastupidi, et kui sa enne magaminekut üritad seal midagi ilusat ja kõrget, et siis on nagu tõenäosus suurem, et sa isegi, kui sa magad justkui, et sa saa midagi teha, aga sa ikkagi progresseerud. Sul teadus on nagu vahetult ennem on nagu selles valgusvibratsioonis 2 sellist mõtet ise endale. Natuke teile ka võib-olla.